tere vlog, ilusaid pühi, ilusaid möödunud pühi, ma ei tea, millal see video üles läheb, kas peaks juba head uut aastat soovima, aga igal juhul ma loodan, et teil on olnud väga tore ja meeleolukas pühade aeg. Okei, oodake, ma pean mõned asjad veel tooma. Igal juhul ma loodan, et teil on olnud tore pühade aeg ja ma siin suure suuga vist lubasin, et ma teen ühe korraliku jõuluvlogi, aga reaalsuses on meie jõuluperiood olnud väga chill. Ehk siis ma olen filminud küll mingeid klippe, aga ma ei ole väga midagi rääkinud, sest me oleme tõesti siin lihtsalt kulgenud ja meie jaoks jõulud hakkasidki 24. või nii-öelda siis me alustasime nende jõulutegevustega või 23. ma tegin piparkokke. Igal juhul 24. päeval minu meelest ma tegin, alustame alguses, 23. detsembri õhtul ma tegin ise piparkoogi taiged, ma panen retsepti siia descriptionisse ka, sest kes on Aussis või kus iganes mujal välismaal, siis see retsept on väga-väga lihtne teha. Või no mitte väga-väga lihtne, aga palju vähem mingit, ma ei tea, möllamist, kui ma arvasin. Ja kõik koostisosad leidis ka väga lihtsasti poest üles. Ja siis 24. ma tegin piparkokke päeval ja õhtul me läksime siis Kaisa ja Marteni ja Marekuga vaatama siinseid kaunistatud maju. Ma panen siia need klipid jooksma ja siis te näete ise ka. Aga igal juhul ütleme nii, et ma eeldasin, et seal on mõned kaunistatud majad tulukestega ja mõned lumemimmed, aga nagu see, mis me nägime, oli reaalselt next level. Ma ei tea reaalselt, kuidas isegi neid nimetada, mingid atraktsioonid põhimõtteliselt. Nagu inglikesed lendasid, jõuluvana kiikus kuskil kiiktoolis, siis ühel majal oli niimoodi, et oli muusikaga ära süngitud tulukesed ja see lihtsalt oli korralik pidu. Ja ühesõnaga väga palju väga ägedaid maju ja väga palju oli ka siukseid nunnus, üks olidki lihtsalt tulukesed, aga need ülevõllimajad, ütleme nii, et see oli midagi esmakordset siin elus, mida vist me kõik nägime. Ühesõnaga 24. ma arvan, me tegimegi oma majatuurid ära, käisime maju vaatamas, neid kaunistusi vaatamas ja siis tegime peredega videokõned. Ja siis 25. ehk siis eile, mis on siis see päev, millal Aussid tähistavad tavaliselt jõule. Me alustasime oma hommikud siin ühes väga populaarses kohvikus, mis on meie kodule väga lähedal. Kui keegi on jällegi Kullakal või Palm Beachi kandis, siis Cafe 94. Alatine kohvijoogid on nii head. Seal oma joogid ja mõtlesime, mis me ülejäänud päevaga siis peale hakkame ja siis me mõtlesime, et teate mis, teeme ühe rannapäeva, aga kuna me ei soovi selle UV13 all lihtsalt kõrbeda ja ennast grillida, siis me hakkasime Marketplace'is surfama päikesevarje ja me leidsime endale väga toreda päikesevarju. Nii et me pakkisime asjad kaasa, võtsime lõunasöögi, snäkid, joonistusasjad, kõik asjad ja hakkasime siis sõitma ühte randa, mida ma olin sotsiaalmeedias näinud ja kuidagi oli see mulle meelde jäänud, sest see on meile tegelikult ka väga lähedal, ainult 20 minutit meie juures sõitu. Ehk siis me läksime Dream Team Beachi, mis on siis New South Walesis, ehk me sõitsime natuke lõuna poole ja üle siis selle osariigi piiri nii-öelda. Ja randa jõudes me nägime reaalselt kohe delfiine. Aga seal oli hästi tuuline, nii et me panime oma laagri seal püsti, sõime oma kaasavat lõunasöögi ära ja siis väga õigel hetkel me juba pakkisimegi ennast kokku, sest et hakkas täiega sadama. Nii et me jooksime tagasi autosse ja siis sõitsime juba tagasi koju, nii et me kindlasti sinna kanti lähme veel millalgi tagasi, sest et see piirkond, kus me käisime, see oli hästi armas süke väike ja kuidagi troopiline vibe, hästi tore. Ja igal juhul me tulime tagasi, me käisime siin oma kodurannas, panime uuesti oma telgi püsti või selle päikesevarju ja siis lihtsalt ma joonistasin, Marek luges raamatut, käisime vees, nautisime natuke päikest ja
jah. Ja siis sõime õhtusööki ja siis Kaisa ja Martin tulid korra siia. Tegid tänaseks oma Napoleoni koogi meie ahjus valmis. Ja siis nüüd ongi tänane päev. Ja täna on siis meie esimest korda, nüüd tundubki, et on see nii-öelda jõulupäev käes, sest et toimub meie jõuludinner jällegi Kaisa ja Martiniga. Ja ma arvan, siis me näitamegi täna, mis meie jõululaual siin Austraalias on. Me jagasime mingid asjad ära omavahel, et mida teevad nemad, mida teeme meie ja siis mingid asjad me teeme siin kõik koos. Ja enne ma juba tegin meile väikesed laua nimekaardikesed ja siis me käisimegi nüüd rannas. Ma olen avastanud enda jaoks nüüd 2 uut hobi siis. Esimene on vesivärvidega maalimine, joonistamine, kuidas iganes seda kutsuda. Ja see on reaalselt kõige toredam asi üldse, sest nagu mulle meeldib näiteks vaadata sarju, mulle meeldib vaadata YouTube'i videosid ja aga see on täpselt selline asi, et ma panen YouTube'i video käima. Näiteks täna ma vaatasin Kaisa Einasto vlogmassi ja tegin neid lauakaardikesi, joonistasin ja see on nagu nii tore tegevus. Ja teine hobi, mis ma avastasin täna, on see, et meie korteromanik käis ka siin paar päeva tagasi, mis oli väga armas, ta tõi meile jõulukingiks ühe väga armsa raamatu, kus on siuke Aussie bucket list igast erinevate kohtadega, aga väga paljud neist on Western Australias, nii et ma ei tea, kas me sinna ka jõuame, aga igal juhul ta käis siin ja siis ta mainis, et tal on all korrusel on siuke sahver, konku, ma ei tea, selline panipaik, kus on mõned surfilauad ja siis bodyboardid ehk siis väiksemad kui surfilauad, sellised, no ma ei tea, kui suured, sellised lauad, mille peal sa põhimõtteliselt lähed laine peale siis nagu kõhuli. Ja me täna, kui käisime ujumas, võtsime selle kaasa ja ma sain lihtsalt nii pika sõidu, sest täna on väga-väga mõnusad lained, sest et on tuuline selline, tundub, et kõik asjad on selleks nii-öelda soosivad seda lauatamist, seal vahet ei ole siis kas surfilaua või sellise bodyboardiga. Ja ma lihtsalt sain täiesti nii pika sõidu, et ma olen nüüd täiesti hooked. Nii et ma olen väga elevil, kui seda saab jälle homme või mingi päev teha, kui ilm seda lubab ja laineid on, siis see oli tõesti nii äge. Ja siis õhtuks, nüüd meil ongi dinner plaanis ja ma otsisin välja ka 3 mängu, mida me saame siis teha, et meil oleks siuke tore tegevust, muud tegevust ka peale söömise. Ja Marek tegi rõdu pesi täiesti ära, nii et me saame vist seal väljas hängida ja tundub praegu väga mõnus ka. Õhtupoole küll lubab vihma, aga siis me saamegi tuppa kollida, nii et selles mõttes ei ole probleemi. Ja toiduasjadest, mis me siis ette juba preppisime, ma tegin singirulle, ma tegin nii taimse singiga kui ka tavalise singiga. Siis ma tegin ühe tatli maiuse, tatlid, tume šokolaad, peanut butter ja siis kaunistuseks panin natuke küpsisepuru ja kirsse, et on siuke, ma ei tea, jõuluvärve, jõuluvaibi. Ja siis me tegime Marekuga veel täna hommikul makaronisalati valmis. Nii et ja siis Kaisa ja Martin toovad Napoleoni koogi. Ja siis me koos teemegi siin liha, kartul, kapsas. Kas ma olen midagi unustanud või? Ja sõnaks meil on veel mingid snäkid ja väiksed joogid. Nii et see kell on umbes tunni jooksul nad peakski siia jõudma, nii et enne üritan siin ennast ruttu valmis saada, pea kiirelt ära kuivatada ja siis ideaalis ka laud natuke valmis settida. Ühesõnaga nii, et me siis näitame, mida me täna siin sööme, mida me täna siin teeme ja ma arvan, see tulebki kas selline väike vlog või siis ma panen siia otsa veel äkki meie aastavahetuse, aga siis see eeldaks, et ma vahepeal ei vlogi üldse, nii et vaatame, sest et eelmist vlogi, kui ma importisin videoklippe sinna programmi, kus ma editin, siis miks seal oli üle 400 videoklipi ja nagu seda ma enam ei soovi teha, nii et ma üritan natuke läbimõeldumalt seda kõike teha, aga samas no hard feelings, sest ma alles õpin seda kõike, nii et jah. Aga nüüd ma sätin ennast valmis ära ja siis sätime laua valmis ja vaatame, kas on midagi veel vaja teha enne kui külalised jõuavad.
ma mõtlesin, ma kirjas näitan, mis mängud ma meile planeerisin, need ei ole midagi, ma ei tea, ulmelist, aga esimene on see, kus need kotonipallikesed lähevad siis laua peale. Siis inimene on silmad kinni ja siis ta peab pannilabidaga tõstma neid teise anumasse või kaussi nii palju kui saab, aga kuna need on nii kerged, siis ma olen aru saanud, et selle point on see, et sa ei saa aru, et sa tihtipeale ei tõsta mitte midagi. Siis teine, no see on, ma isegi ei tea, seda võib mänguks kutsuda, aga me ostsime need jõulušokolaadi pallikesed ja siis ma mõtlesin nende hõbedastega võiks teha nii, et ma peidan need siia ühte tuppa ära ja kes kõige rohkem neid üles leiab, see on võitja. Ja siis viimane, ma arvan, minu isiklik lemmik on see nende candy cane'idega ehk siis kohe otsin kuskil paela, see läheb siia niimoodi puusa ümber niimoodi, et see candy cane ripub niimoodi all ja siis teised candy cane'id on kuskil topsis ja siis sa pead kükitama ja neid siit niimoodi püüdma. Vaatame, kuidas see õnnestub, ma ei ole päris kindel. Aga jah, need on meie mängud ja nüüd ma arvan, me vaikselt hakkamegi lauda katma. Millega on siis see rüü? Midagi. Mis see on? Yes! No see on leiva... Sourdough bread. Meil on äkki Jaa, ma vaatasin. Sai, aga... Sourdough tekstuur, aga siis veits on mingi leiva maitse. Minul on häid pühi, minu parim, toetavaid, sõber ja kiidan. Mis sina oled? Ma olen andekas. Punn. Valmis! 10 tükki on kokku. Valmis olla? Läks! Okei, otsime. Näitab üks. Mida juba? Näitab 2. Kaua! Ma tahan ka süüa! Kus on nagu siin, kus ma praegu keerutame? Vaata kes vihjaks, et see on seal suunas, kus ma praegu lähen vaatan. Leidsin! Kõik leidsid või? Jaa. Nii, hakkame ükshaaval lugema. Tule kõik tibukesed kassu. Palju õnne ausalt. Kuulge, see oli tõesti, ma sellist õnne ei olnud. Aga on See oli siuke